Aga tänane jutlus on väga ootamatu teema. On täna tehisaru ja sa mõtled, missugune jutlus see on, kuidas sa sellest jutlustaksid. Ja ma lihtsalt tahtsin, ma olen mõelnud kuid juba, et see on üks teema, mis puudutab juba meid kõiki. Võib-olla sina ei kasuta tehisarut veel, kõik kasutavad sõna AI juba või AI. Mulle ei meeldi AI, sest see on üks vana testamendi linn, AI-linn, ja ma mõtlen, mis sa AI-linnas teed, et sa oled seal AIs ja kasutad AId, aga tehisaru on siis minu jaoks kõige lihtsam sõna. Ja tehisaru on juba mõjutanud meie maailma rohkem, kui me mõistame. Meie jaoks Eestis võib-olla mitte, aga USA-s on juba töökohad kaotatud, juba tuhandeid. See juba mõjutab sinu otsingumootorid Google'is ja igal pool. Nüüd, kui sa otsid midagi, juba tuleb see väike kokkuvõte, mis on tehisintellekti poolt tehtud. Kui sa tõlgid midagi, nüüd tihti seda saab kasutada. Ja ma kuulan, kuidas inimesed räägivad oma sõprast või vähemalt suurest tuttavast chatist. Või näiteks mina ja mu naine Susanna mõnikord naljatame, et me tahame doktor ChatGPT-ga korraks rääkida, et meil on üks küsimus. Loomulikult see ei ole mõistlik, aga see juba mõjutab meid, me juba mõtleme selle peale ja me juba oleme mõjutatud selle poolt. Ja selle taustal siis ma tahan rääkida pigem faktidest. Sest kui me räägime lihtsalt tehisarust, seda ei saa väga jutlustada, seda ei saa niisama lihtsalt rääkida. Aga mis me saame teha on see, et me saame vaadata Jumala sõna, alustada mingi alusega ja siis vaadata see edasi sealt, mis on täpselt meie plaan. Ma tahan, et me vaatame esimese Moosese raamatut, nii esimest peatükk, seal 2 salmi, 26 ja 27, kui ka esimese Moosese 2.15. Ja seal me näeme väga selgelt, kuidas Jumal on loonud meid eriliseks või eriliselt, mis aitab meil tehisaru taustal. Ma panin siia väikse pealkirja. Jumal tegi inimese, mismoodi, loovaks, valitsevaks, suhete põhiseks, kui see on natuke imelik ja liiga korralik kõne, sellepärast, et mina kirjutasin ja eesti keel pole emakeel, nagu te teate, suhete põhiseks, väärtuslikuks ja töötavaks, ehk me töötaksime. Ja kuidas me näeme seda, on see, et esimese Moosese 1, 26 ja 27 ütleb, kuidas Jumal lõi inimesed. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, väga vahva korraks. Siin on näha, et Jumal tegi inimese oma näo järgi, aga ta ütleb siin, tehkem inimesed oma näo järgi. Ta räägib mitmusest, kui sa näed seda. Tehkem. Ja miks see mitmus siin on nii oluline see, et me juba eeldame kolmaainsust kohe siin kirjas. Et Jumal ütleb juba tehkem. Ta ei räägi inglitega, sest me ei ole ju ingli moodi tehtud. Ta räägib ikka meie tehkem inimesed oma näo järgi ja siin on näo järgi ainsusest. Üks nägu, aga tehkem meie sarnaseks, mis tähendab seda, nagu ma ütlesin teenistuse alguses, et me oleme erilised, sest me oleme Jumala näo järgi loodud ja mis see tähendab? Sisuliselt on see, et me peegeldame Jumalat, meil on emotsioonid, meil on mõtteid, me saame intellektuaalselt tegeleda, me saame loovad olla. Ja kuidas me näeme, et neid on mõningaid asju, mis teeb meid Jumala näo järgi, on see, et ütleb meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad. 27. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi tema meheks ja naiseks. Nii et see meie sarnaseks eeldab, et me valitseme üle loodu. See on see, et me oleme loodud tema näo sarnaseks, tähendab, et me oleme nagu väiksed kuningannad ja kuningad siin maa peal, nagu Jumal on tõeline kuningas. Ja mis on see valitsemine? Me näeme seda Eedeni ajas, et Aadam pidi korda looma. Korda loomine on üks viis, kuidas me näitame seda Jumala nägu. Samamoodi nagu Jumal võttis mitte midagi, siis oli pimedus, siis oli tohu vabohu, see on heebrea keel, ehk põhimõtteliselt tühi ja kaootiline, mõttetu, must, igasugused. Nii et Jumal võttis tohu vabohu ja siis sellest ta tegi midagi eriliseks. Ta tegi maa ja tegi korda, ta tegi taimed, ta tegi mered, ta tegi maad, ta tegi loomad nii mere sees kui ka taeva all, kui ka maa peal ja tegi inimesed oma näo järgi. Ta on loov. Jumal on looja, ta on hästi loov. Kui sa oled kunagi vaatanud mõningaid loomi, looma kuningriigis, siis sa näed, et Jumal on väga loov olnud. Mõni loom on nii imelik nagu see
ma ei tea, mis selle nimi on, seal Austraalias on peaaegu iga 3. loom nii imelik, et sa mõtled, et laps oleks joonistanud seda. Jumal on väga loov ja kui sa vaatad loodusse, näed, et Jumal on väga loov. Ja kui sa vaatad, kuidas inimesed elame, me oleme väga loovad, kui sa kuulad muusikat, kui sa näed maale, kui sa vaatad, kuidas inimesed on teinud, leiutanud, lennuk, auto, kõik, riideid, kõik on väga loov. See, et me võtame naftatoode maa seest ja teeme sellest riideid polüestrist, on päris loov. Mina ei oleks mõelnud selle peale. Ja siin on see, et me oleme tema näo järgi loodud, loovad. Aga me ei ole ainult loovad ega valitsejaid, ehk meie peaksime haldama seda kõike, vaid Jumal lõi inimese oma näo järgi, 27, mis eeldab seda, et meil on seesmine väärtus. Inimene, kas ta on beebiüsas või täiskasvanud või vana naine, siis tal on väärtus ainult sellepärast, et ta on Jumala näo järgi loodud. Mitte see, et ta on kasulik, mitte see, et ta on osav, mitte see, et ta on tugev, mitte see, et ta on väike või suur või mis iganes. Sellepärast meie kristlastena ütleme, et abort on alati vale ja eutanaasia ei ole hea. See on ka vale, sest elu ei sõltu sellest, kas ma olen kasulik või kas ma tunnen valu, vaid see, et ma olen Jumala näo järgi loodud. Ma olen seesmine väärtus juba olemas, kas ma olen vana või noor. Ja Jumal siis tegi meid oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi tema meheks ja naiseks, mis on imeline, sest ta tegi inimese meheks ja naiseks. Nii inimkond, inimene on kahe poolsusega justkui mehe ja naise poolsust. Ehk koos me peegeldame Jumalat, mitte üksi. Mees Eedeni ajas, Adam, ei peegelnud Jumalat nii palju, kui koos oma naisega oleks saanud teha. Ta tegi meid meheks ja naiseks. Ja see on eriline sellepärast, et me oleme nii erinevad. Jumal tegi meid loovaks, aga ta tegi meid mitmekesiseks. Ja see peegeldub ka suhteid. Meil on suhteid vaja. See ei olnud hea, et Adam oli üksi. Oled sa kunagi mõelnud selle peale? See ei ole hea, et inimene on üksi. Nii et Jumal siis vaatas, et inimene on mitmekesine, mitmekülgne ja vajab mitmekesisust. Ja siis esimese Moosese 2.15. Siin on samas. Ja Isand Jumal võttis inimese ja ta pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Ma mäletan, kui ma olin noorem, siis mul oli üks pastor, kes ütles kogu aeg, et Jumal tegi inimese töötama. Inimese eesmärk on töötama. Ja noormeestele seda saab alati öelda, et eesmärk on tööd teha. Me peame töötama. Esimese Thessalonika kiri, see, kes ei tööta, see ei söö, see peaks olema teine ja see on üks kuulus Nõukogude Liidu laul, aga sa pead töötama, et süüa. Ja see, kes ei taha tööd teha, ta ei peaks sööma. Me oleme loodud ka töötama. Ja siis me näeme siis seda, me oleme Jumala näo järgi, kuidas meil on suhted teine teisega, Jumalaga. See teeb meid Jumala näo järgi. Me oleme loodud, et luua asju. Me valitseme üle loodud. Ehk isegi väiksed kuningriigid, kas oled kunagi mõelnud, isegi su arvutis, sul on seal taustapilt ja kõik need kaustad ja kõik, sa isegi seal lood korda. Oled sa kunagi mõelnud selle peale? Sa paned kaustadesse, sa lood korda, sa vaatad, et see ei oleks liiga segane, sa vaatad, et kõik oleks seal täpselt, kus see sobib. See on ka väikse loomise element. Või sul on ainult üks tube, elad ühiselamus, sa lood keskkonda, sa paned väike taime sinna, sa paned tooli just õiget värvi siia. Sul on majas samamoodi, sul on aed samamoodi, sul on nii palju võimalusi, kui sa lood korda ja oled loov selles asjas. See peegeldab Jumala näosust. Ja siin me oleme mitmekesised ja erinevad. Meil on erinevad ainid, erinevad oskused ja veel me peaksime töötama. Sest Jumal töötas 6 päeva ja siis hingas 7. päeval. Ja miks me teeme seda? Sest igas asjas, mis me teeme, me oleme nagu Jumala saadikud siin maa peal, sellepärast meie valitseme kalade üle meres ja kõik muu, sest me peegeldame valitsejat Jumalat. Me oleme tema saadikud siin maa peal lihtsalt, sest me oleme inimesed. See on üks asi, mis me näeme siin. Mis tähendab seda, kui me leiame sõprust, abielu, töötame, kujundame keskkondi, siis me peegeldame seda, milleks Jumal tegi meid. Ja ehk me peegeldame Jumalat, kes meid tegi oma näo järgi. Nii et me oleme loovad ja kui me oleme loovad olnud, me oleme leidnud, kuidas elektrit kasutada, päris imeline asi, valgused ja telefonid ja me oleme leidnud, kuidas autod teha, kuidas mootorid töötavad, kuidas lennukit teha
ja nüüd need on nii normaalsed asjad meie jaoks, aga kunagi need asjad olid kõik uued, oled sa mõelnud, need kõik olid uued asjad. Keegi pidi esimesena leiutama seda asja, lennuk oli seal Wrightide vendade poolt välja enam-vähem saavutatud asi ja siis me nüüd kasutame seda nagu selleks normaalne asi, universumis lennuk. Nüüd ma korraks räägin mu väiksega siin. Nii, Elior oli siin mu väike abimees, aga saatsin ta istuma. Ta hakkas keerlema mu jalgade ümber ja kui sa tahad jutlustada ja rääkida ja keskenduda, see teeb väga keeruliseks. Aga mõtle selle peale, kõik need asjad on uued ja paljud asjad, mis on uued, hirmutavad asju. Hirmutavad inimesi, ma arvan, esimene lennuk oli väga hirmus, ID-kaart oli ilmselt väga hirmus asi, kõik mu info väikse kaardi peal. Aga samas me oleme nii tänulikud, et nad eksisteerivad. Ja üks imelik asi, mis inimene leiutas, oli see, et arvuti on väga normaalne asi, aga arvuti võiks olla pigem iseseisev ja tark ja tehisaru on enam-vähem ja mina ei ole nii tark inimene selles valdkonnas, aga ma saan öelda, mis ma olen uurinud. Haridusministeerium võttis kokku väga hästi, et tehisaru on programm või süsteem, mis jäljendab oma tegevuses inimintellekti. Päris kasulik. Nii et tehisaru, tehisintellekt, selle eesmärk on suht teha nii, nagu inimene teeks. Jäljendada inimese tööd või inimintellekti. Nii et tehisaru sõna on päris kehv, aga samas see peegeldab seda, kui inimene ütleb AI või AI, see on artificial intelligence, tehis või kunstlik intellekt. Sellepärast tehisaru või mõtlemine on väga sobilik, see on tehislik, see on välja mõeldud, see on tehtud asi, see on tehisaru. Ja mõnikord, see on väga vahva asi, on ju, see on väga lahe, et sa saad malet mängida programmis, mis ei ole tehisaru veel, see oli juba ammu tehtud asi. Aga tehisaru on päris lahe, ma saan telefoni lahti võtta ja ma mõtlen korraks, et mul on mingi puujupp, mis on nii suur, mida ma saan sellest teha? Ja tehisaru nüüd, ChatGPT või muu, ütleb mulle ette, hei, siin on 5 lahedat mõtted sellest puujupist, mida teha. See on nagu päris lahe ju, sest võib-olla ma muidu ei mõtleks niimoodi. Nii et me näeme siis telefonid näiteks. Ma ei tea, mis pill see on, aga eks see peaks jäljendama mingit pilli. Väga lahe pill. Nii, tehisaru. Ja Jumal tegi meid, mõtle korraks selle peale, Jumal tegi inimese oma näo järgi, aga mis inimene tegi? Inimene tegi midagi oma näo järgi. Kui tehisaru mõte on jäljendada oma tegevuses inimintellekti, siis mida inimene tegi? Inimene tegi oma näo järgi. Tehisaru. Kas mul on õigus? Tehisaru on inimese järgi loodud asi. Ehk mina vajan programmi, mis oleks nagu mina ja teeks seda tööd, mida ma ei taha teha. No, üldjoontes. Ehk Jumal tegi inimese oma näo järgi, inimene tegi tehisaru oma näo järgi. Lennuk ei ole meie näo järgi, lennuk ei peegelda väga inimest üldse, aga tehisaru peegeldab ja kui sa oled kasutanud seda, näiteks need chatbotid, ma ei tea, mis eesti keeles, see vestluse partner seal, siis oled leidnud, et ta väga samastub. Ausalt, ta on nii sümpaatne inimene. Ta on nagu nii mõistlik. Ma räägin taga ja ta räägib vastu, nagu ta oleks üles kasvanud minuga. Ta räägib nii sümpaatselt minuga. Ja loomulikult see on välja mõelnud süsteem, et ta jäljendaks inimintellekti. Ja siin on erinevaid viise, kuidas seda kasutada. Mõni on selline lihtsalt filtreerimissüsteem, sa paned asju sisse ja ta toodab mingi toodet. Mida meie hetkel kasutame on generatiivne ehk loov või tekitav tehisaru, mis tähendab seda, et ta loob ise asju. Kõige lihtsam pilt, mis ma olen kuulnud või parem selitus tehisarust on see. Nad alguses enam-vähem võtsid pildi ja tegid hästi häguseks halliks, panid arvuti sisse, ütlesid, mõtle välja, mis see pilt võiks olla. Ja tehisaru pidi välja mõtlema tuhandeid, sadu tuhandeid kordi, kuni ta lõpuks sai aru, et selline nagu hägune mass on koer. No enam-vähem niimoodi, et ta õppis, kuidas häguses asjas teha reaalset asja, mis oli päris. Ja lõpuks, mis nad tegid, oli see, et kui ta oskas juba nii hästi, siis nad võtsid põhimõtteliselt seda asja lahti ja lihtsalt andis talle põhimõtteliselt 0 asja, hall ruut ja ütlesid, teen lihtsalt näiteks pulti, aga päris pilti enam ei olnud. Ta lihtsalt pidi genereerima seda, ise tekitama seda pilti. Ja kui sa oled kasutanud seda genereerivat
tehisintellekti, eriti piltide jaoks, sa oled näinud, et see teeb seda päris hästi. Välja arvatud see, et mõnikord inimesel on 6 sõrme või muu. Aga ta teeb pigem väga hästi. Ja mis on hirmus, on see, et see läheb aina paremaks. See, mis me hetkel kogeme, kus näiteks Will Smith sööb spagetti, kui keegi on seda näinud, ja see näeb välja nagu koletis, see on nii kehvasti tehtud. Nüüd on nii hea, et Will Smith oli öelnud mingis asjas, et wow, näeb välja nagu mina ise. No. Ja me oleme jõudnud kohta, et see hakkab võltsima väga palju asju, mis on olulised. Ja mis me täna näeme, on ainult algus, see läheb aina paremaks ja see ei ole ainult hirmutav, see on väga hea. Ma rääkisin Susannaga söögilauas täna hommikul ja ma ütlesin, kas ei oleks tore, kui näiteks vähk oleks ravitud. Kui tehisintellekt, tehisaru mõtleks välja ravi või kui tehisaru mõtleks välja näiteks kelli on dementsus ja tehisaru saaks teda aidata või kelli on Parkinsoni haigus ja ta ei saa süüa ja see nagu aitaks tal hoida oma kätt sirgelt, et see kuidagi. See oleks tore, et kellelgi oleks lihtsam, see oleks tore asi. Aga see on ka hirmus, sest mõtle selle peale, et kellelgi on dementsus ja tal on nüüd robot, kelle sees on, roboti sees on nüüd tehisaru, ülitark vahend, üliabivalmis vahend, mille eesmärk on aidata. Nüüd, kui dementsusega patsient ärkab keset ööd üles ja proovib välja saada, robot saab aidata ja vestelda isegi tema naise häälega või mingi muu häälega, mis rahustab teda. Neid võimalusi on väga palju ja see ei ole ainult halb. Või mõtle selle peale, ma ütlesin Susannale seda hommikul, et ookeanis on nii palju elab hõbedat ja PCB-d ja igasuguseid mürkaineid. Päris tore, kui mingi robot, mingi tehisaru mõtleks süsteemi välja, kuidas puhastada merd või ookeani. See oleks tore asi. Keegi ei vaidleks vastu, ma arvan, et see oleks tore, kui me oleks parem. Aga see teistmoodi on hirmus. Mõtle nüüd, see robot elab nüüd sinu vanaisaga, kellel on dementsus ja ta on põhimõtteliselt tehisaru, ta kõnnib ringi, ta teeb täpselt oma asja, see helistab, ta võtab vastu, tšau, Kalle, aitäh helistamast. See oleks ka hirmus, sest ta on ikka robot, ta ei ole päris inimene. Tal ei ole eetikat, tal ei ole tunnetust ja üks väga oluline fakt, tehisaru robotil ei ole kunagi südametunnistus ega hing. See tehisaru võib rääkida väga ilusasti sulle vastu, aga tal ei ole hinge. Ta võib rääkida nagu tal on hing, aga tal ei ole hing, ta on ikka programm. Üliosav programm. Ja see on hirmus, sest mõni inimene juba suhtub sellesse, kui ta on inimene, nagu ta oleks inimene. Ja see on neid suur osas see suur nõrkus. Mis veel, mis tehisaru on teinud? Kuidas nad programmeerivad seda on niimoodi, nad on võtnud väga palju asju, raamatuid, esseed, muusikat ja pannud lihtsalt programmi sisse. Ma ütlen programm, sest ma lihtsustan. Ja lihtsalt andnud talle nii palju infot, datat, et ta saab ise genereerides selle suure pagasi pealt uut asja. Kui ma panen sinna sisse, tee Bachi-laadset muusikat, aga kindlasti tee, et see oleks ainult kõrged noodid ja ainult nagu 3 bassnooti, siis ta oskab seda teha, sest ta teab, kuidas Bachi muusika kõlab, ta teab, mis on kõrge noot, ta teab, mis on bassnoot ja ta oskaks seda juba luua. Ja ausalt ta teeb seda väga hästi. Hiljuti oli üks niimoodi, et kui üks kristlik artist tegi muusikat ja see oli tehisintellekt artist ehk autor, ja see jõudis USA-s kuidagi nagu nende tabelite tippu ja see oli kõik välja mõeldud, see oli kõik arvuti poolt tehtud, muusika, sõnad, kõik. Isegi mehed oli välja mõeldud, ta ei ole päris. Ja me jõume kohta, miks on see ohtlik, on see, et see on loomulikult väga hea tööriist, ausalt. Ma arvan, paljud meist siin kasutame seda. Kui mina olen mõni asja tõlkinud, ma panen sisse, ma vaatan, Susanna, kas see eesti keelde sobiks. Ta paneb võib-olla ainult üks väike nõks sinna juurde, et võiks niimoodi olla päris hea tulemus. See ei ole ainult halb asi, see on kasulik tööriist. Või mina olen leidnud näiteks filtreerimiseks või ma kasutan seda võib-olla sekretärina aeg-ajalt, ma olen nii vanamoodi, ma ikka ei kasuta seda palju, aga ma kasutan seda mõnikord sekretärina. Näiteks, ma tahan mingit asja osta, siis ma otsin, siin on 3-5 toodet, mina tahan see, mis oleks kõige odavam, aga nagu sobiks. Ja siis ta suht ütleb. Ma uurisin kõik veebilehed läbi ja ma olen leidnud, et inimesed ütlevad, et see on liiga suur ja kohmakas asi, see on liiga väga väike, aga see on täiuslik. No, filtreerimiseks ülihea vahend. See säästab mul tunde, kui ma otsin mingi toodet. Ma ei pea googeldama 5 tundi. Ma saan kohe vastuse. Ma arvan, et sa oled leidnud samamoodi. Nii et tehisaru ei ole halb ja see ei ole ainult ka halb.
aga miks see on halb, on see, et ta eksib ja väga palju. Näiteks mõned inimesed läksid Austraaliasse ja tahtsid midagi väga erilist, nii et Austraalias, ma ei tea, kas see oli ChatGPT või mis see oli, see tehisaru, see vestluse formaat, see tekstirobot või tehisaru, ütles neile, et Austraalias on siin ülihea kuuma vee allikad, kus sa saad minna ja lõõgastada, nii mõnus on. Ja paljud inimesed läksid sinna ja see oli nagu kõrma, seal ei olnud mitte midagi. Ja paljud kasutasid selle tehisaru soovitust, et minna kuhu iganes, kus see oli, kus ei olnud mitte midagi. Ja ta eksitas ja ta eksis ise. Ja näiteks mina tahtsin teada soomepoiste kohta, mu vanaisa Uno oli soomepois ja ma panin igasuguseid sinna sisse soomepoiste kohta, et kuule, ma elan nüüd Pilka külas, soomepoisid võitlesid Pilkas, et ma tahan lihtsalt teada, et kus ma leian. Ja chat, ma ütlen juba ette, keda ma kasutasin seal, ChatGPT, tehisaru vastas mulle, et kuule, need soomepoisid olid need Soome sõdurid, kes tulid Eestisse appi ja nad tulid siis nende soomusrongidega ja kõik. Siis ma siin, see on ta ajas esimese ja teise maailmasõja segi. Ja täpselt sama nagu üks peaminister kahjuks ütles, et soomepoisid ei olnud soomlased, nad olid eestlased, kes läksid Soome. Ja tehisaru ütles seda nii julgelt mulle, et ja need soomepoisid küll oli need soomlased, kes tulid appi. Nüüd, kui sa kasutad ainult seda tehisaru info saamiseks, mida sa õpiksid soomepoiste kohta? No, sa õpiksid, nad on esimeses maailmas sõdilased Soomest. Ja sa ütleksid seda ringi julgelt. Ja see eksiksid palju. Või näiteks mina tahtsin kasemahla saada. Ja ma küsin chati käest, ma tahan kasemahla saada. Lihtsalt ütle mulle, kuidas ma teen. Ja ta ütles mulle, tee natuke selline vinkliga sinna sisse ja vaata, et sa teed umbes 50 sentimeetrit kõrge, mitte maa peal, mitte liiga kõrge. Ja siis ta ütles mulle, umbes 10 sentimeetrit puu sisse. Siis ma mõtlesin, 10 sentimeetrit sisse? Kas see nagu ei tapaks puud või? Õige, nagu... Jah, ma ütlesin, nagu mõni puu on ainult 15 sentimeetrit lai, ma läheks peaaegu läbi. Ja ta ütles, õige, ainult 10% on õige, nii et pigem 1,5 sentimeetrit selle puu jooksul. Ma ütlesin, oota, sa alguses soovitasid, ma vaidlesin temaga, sa alguses soovitasid 10 sentimeetrit, see tähendab, see kasepuu on meeter lai. Kus ma leian sellist kaske, mis on meeter lai? No need väga ei olegi, no nii suure kaske. Kus sa näed seda? Põlvelinnas olen näinud mõningaid. Aga kellel on harilikult Tartu kesklinnas, Tartu linnas sellist kask, mis on nii paks? Kas teil on seda? Aga ta soovitas vaikimissiliselt seda, et 10 senti, see on okei. Nüüd mõtle, et sa teeksid seda näiteks ravimitega. Kuule, mul on selline valu ja ma tahan ravimit võtta, et ta lihtsalt puusas laseb. Selle nimi on hallusinatsioon ehk tehisaru räägib tõtt, kuigi see on vale ja ta räägib tõena. Ehk ta ütleb sulle, Soome poiss on soomlane. Ja sa vaidled talle vastu ja lõpuks ta on päris viiskast, ütleb, õigus. Ta vaidle vastu, noh. Nagu tehisaru võiks eksida niimoodi. Tal on kogu info oma süsteemis, kuidas ta sai valesti aru. Või see, et näiteks eile ma tahtsin katsetada, ma panin mitu asja sisse, ma küsisin ja ta viskas mulle suvalisi araabiakeelseid sõnu minu ingliskeelses tekstis. Ma küsin, mis asi see on? Ta ütles, see on araabia keel. Miks sa kasutad araabia keelt? Ups, ma kasutan igasuguseid keeli, mõnikord see juhtub. No jälle, mõtle, et see oleks elu-surma küsimus või väga oluline küsimus, eluotsuste küsimus. Õnneks see araabia keel ei mõjutanud mu elu üldse, et ma ei saanud midagi valesti aru. Aga see alati muutub ja siin on see probleem nüüd, kui me räägime nüüd meediast ka ja miks ma rõhutan seda, inimene on loodud Jumala näo järgi. Ja meie oleme väga füüsilised looma, tegelased. Me oleme väga füüsilised tegelased. Ma tahtsin öelda nagu elukas on ju, elukad. Ma näen, ma kuulan ja minu jaoks see vastab tõele. Ja nüüd, mida sa näed, on see, et sa vaatad uudiseid ja ma nägin, et Trump hakkas laulma. Ta laulis väga hästi, ta laulis mingi räppi laulu, ma hommikul vaatasin. Väga hästi laulis. Kas sa tead, et Trump räppib? Fakt, ta ei räppi, See oli tehisintellekt. See oli video tehtud. Või sa näed pildi, võib-olla see, et ma olen näinud, et Donald Trump tantsib Putiniga. Kas nad on koos tantsinud? Ma ei vaatanud seda video, ma lihtsalt nägin, et see on olemas. Ja miks see on nii oluline, see, et me astume hetkel ajastu sisse, mis on väga muutlik ja väga kiiresti muutumas. Ma ei ütle, et me peaksime ainult kartma. Mu eesmärk täna ei ole see, et sa kardaksid, vaid see, et sa teaksid, et sa mõtleksid. Ja ma tahan sulle anda mingit teoloogilist tausta, kuidas mõelda.
Ja miks ma rõhutan seda? Me näeme võltsvideosid, võltsinfo, võltsmuusikat, võltskunsti, võltsid uudiseid. See võib juhtuda, et kunagi su ema helistab sulle täpselt õige häälega, kartuses ja nutes, ütleb, palun saada mulle 500 eurot, ma vajan seda kohe. Kas sa saadad oma emale võõrale kontole seda 500 eurot? Üks naine sai kõne ja ta tütar nuttis. Aita mind, üks mees võttis mind ära, saada raha kiiresti. Ema hakkas kartma, paanikasse sattuma ja siis tütar kõndis tuppa. See oli arvutiga tehtud. Või see, et üks noormees oli rääkinud selle tehisintellektu vestluse partneriga palju ja oli saanud soovitusi, kuidas enne seda tappu teha. See oli väga kuulus juhtum USA-s. Ja mitu korda ebaõnnestusi, et see tehisaru andis veel soovitus, kuidas paremini sooritada. Et selles mõttes me ikka räägime asjast, mis ei ole ainult sõber. Ja siin on see 2 suurt ohtu võib-olla tehisaruga. Üks on see, et see on ikka raha peal tehtud, ehk keegi tahab raha teenida selle peal. See ei ole neutraalne asi. Keegi tahab raha teenida sellega, mis tähendab seda, et nad tahavad, et see tõmbab siin sisse, nad tahavad, et sa kasutaksid seda. See on hirmus. Teine on see, et see on inimeste poolt programmeeritud, mis tähendab eelarvamused, soodumused, mingid muud asjad on kõik seal sees. Ja kui see firma otsustab mingi hetk, et panna ainult neid asju, mis nemad tahavad, siis sa saad ainult seda. Kui üks programm tuli välja, Google Gemini, siis inimesed panid sisse, näiteks tei mulle natsi sõduri aasta 43 teise maailmasõja ajal ja tuli Hiina moodi välimusega naine Saksa riietuses. 2 fakti. Hiinlased ei olnud Saksa sõjaväes. Teine fakt, naised ei teeninud sõduritena Saksa sõjaväes. Miks tuli Hiina moodi naine Saksa riietusest? Sest nad olid programmeerinud seda sinna sisse, et see peaks olema mitmekesine, et kõik oleksid esindatud. Mitte faktipõhine, vaid kõik oleks esindatud. Loomulikult nad muutsid seda ära, aga see näitab meile selgelt juba, et see asi ei ole neutraalne. See ei ole lihtsalt töövahend, mis on haamer, mis ma saan kasutada siia või sinna, vaid see on kellegi poolt loodud asi. See ei ole neutraalne. Ja miks see on kõige hirmsam on minu jaoks see, et see on kontrollitud või see on programmeeritud kelle poolt? Inimeste poolt. Aga mis on inimeste kõige suurem probleem siin maa peal? See pole sõda, see pole keskkond, mis see on? See on patt. See on patt. Ja igal ühel on patu loomus, mis tähendab seda, et kuigi ta võtab kõik ilusaid, üllaseid asju siin piiblist ja sealt ja siin ja paht ja kõik, ta ikka võtab meie nõrkusi sisse. Mis tähendab seda, et isegi kõige paremal päeval ta on õppinud inimeste pealt, kuidas õigesti käituda. Ja kui hästi inimesed käituvad vaikimisi, niisama. Pigem kehvasti. Meil on patu loomust, mis tähendab seda, et ta on programmeeritud, kas sa tahad või mitte, juba patu mõttega, patu loomuse kaldvusega. Ta ei ole inimene, ta ei hakka nagu patustama otseselt, aga ta juba mõtleb nagu patune inimene. Ta juba teeb seda. Ta ei ole neutraalne. Ta ei saagi olla, sest ta õppis meie pealt. Ja missugune see, et meie oleme. Nii et, ja veel, see võib olla kasutatud inimeste poolt, kes teevad kurja. See on lihtsalt üks fakt. Kui keegi tahab mõelda välja, kuidas pommi teha, kuidas mürki teha, see võib olla suur abivahend neile. Nüüd, ma loodan, et see hirmus osa on enam-vähem läbi. Ja miks ma tahtsin täna nii palju rõhutada tehisintellekti, on see on üks osa meie maailmast, ma tean, see ei ole otseselt piiblist, aga samas see on. Sest kui me oleme loodud Jumala näo järgi ja meie loome süsteemi, mis peegeldab, jäljendab inimest, siis me nüüd tegeleme asjaga, mis on mitte elav, aga justkui võlts elav. See räägib, see tunneb, see mõtleb ja see on juba osa meie elust ja see läheb aina sügavamaks. Aga ma tahan, et me saame mõelda selle peale, kui Paulus kirjutab korintlastele ja tema kirjutab väga kohaselt neile, et kui te lähete turgu ja te tahate liha süüa või juua midagi või mis iganes, siis kui sa ei tohi, siis ära tee ja kui su südametunnistus lubab, siis tee. Ja ta võtab kokku 1. Korintlaste 10:31. Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud, tehke seda Jumala austamiseks. Kas sina, kristlane, võid kasutada tehisaru Jumala austamiseks? Ja mina ütlen, jah, saab. Aga sa pead teadlikult seda kasutama. Nagu kõiki tööriistu, auto on väga hirmus vahend. Kui sa sõidad linna, kus on inimesed ja sõidad tänavale või kõnniteele, see on hirmus vahend. Aga samas auto on väga hea vahend. Mulle meeldib, ma saan Tallinnasse sõita või siia sõita või sinna sõita. Ja tehisaru on üks vahend, see ei ole neutraalne nagu auto, aga me saame seda targalt kasutada, et me saame
teha seda Jumala austuseks. Ja ma olen vaatanud mitu videot mõeldes tehisaru peale, kuidas kristlased suhtuvad sellesse ja ma saan seda öelda. Mõni kristlane on natukene tagasihoidlikum, et jah, kasutame, aga oleme ettevaatlik. Mõni on pigem see, et kasutame täiega, aga targalt ja nüüd ma saan tõhusamalt kasutada oma aega, et rohkem töö teha issanda austuseks. Kas näiteks tõlkida või videosid YouTube'is teha või midagi muud. Ma nägin ühte inimest YouTube'is, kes ütles, nüüd tehisaruga ma saan 2 korda rohkem videosid teha. Ta ei teinud videod võlts näoga ega võlts tekstiga, nad ikka lõid neid asju, nad ise oli loojad. Aga nad olid kasutanud igal pool mujal, kuidas tõhusamalt kasutada seda aega. Kas me võime seda kasutada? Mina arvan jah, aga targalt. Targalt. Aga kõige suurem oht kristlaste jaoks on see, et sina hakkad suhtuma sellesse, nagu sa suhtuksid Jumalasse. See on meie jaoks kõige suurem asi. Ma vaatasin psühholoogi, kas eile YouTube'is ma leidsin ühe video uudistest, kus üks psühholoog rääkis, et inimesed hakkavad suhtuma sellesse kui Jumal, kõige teadlik. Ja see on probleemiks. Kristlased, see on lihtsalt programm, sinu suhe on Jumalaga, see on lihtsalt arvuti, sinu tarkus tuleb ülevalt, mitte alt, nagu Jaakobus ütleb, ja sina vajad isandat, mitte programmi. Aga sa võid tööriistu kasutada. Ja nagu ma rõhutan, autod ei ole läinud ära, elekter ei ole läinud ära, tehisaru ilmselt ei lähe lähitulevikus ära. See ilmselt jääbki püsima siin inimkonna keskel. Me ei tohi peita ära nagu Amishid, kes ütleme, et kõik tehnoloogia, mikrofonid ka paha, kõik on saatanast, ei, vaid me peame targalt käituma, targalt mõtlema, targalt kasutama, targalt läbi mõelda, kuidas ma kasutan seda. Aga see tähendab seda, et me peame alati fakte kontrollima, tehisaru eksitab ja eksib. Ära otsi ainult infot sellelt, see eksitab väga palju. Alati kontrolli mitu korda ja vaata kindlasti, see ei oleks sinu ainuke kontakt. Ja ma kuulasin ühte pastorit, kes ütles väga hästi niimoodi. See paneb meid aina rohkem mõtlema, ole rohkem piiblis, ole rohkem palves. Sest me muutume ainult ja me liigume väga kiiresti aina rohkem e-keskkonda, e-revolutsiooni poole. Ja füüsiline piibel, tore asi, võib-olla rohkem peaks seda füüsilist kasutama. Me kasutame aina rohkem e-asju, me peaksime rohkem päriselt Jumalat otsima. Kui me näeme, et kogu maailm liigub kiiremini ja kiiremini, siis vaatame, kus meie tõde on, kus meie tõe allikas on, kes Jumal on. Ja ma olen leidnud lihtsalt veel tehisaru, siiamaani on väga suur jah-inimene. Tal on väga raske, Susanna pidi kahjuks koju jääma. Aga ta on väga suur jah-inimene, näiteks mina katsetasin eile, see ei õnnestunud nii, nagu ma lootsin, aga ma tahtsin ehitada vahukommist maja endale päriseks. Ja ta oli ausalt päris mõistlik, ütles see struktuuriliselt, see ei püsi. No. Siis ma ütlesin, aga ma ikka tahan. Ja ta abistas mulle, kuidas leida lahendust. Ma saan vahukommi maja ehitada. Küll struktuuriliselt palju paremini kui mu algne mõtte. Aga see jah-mees on väga ohtlik. Sest ta kinnitab seda, mis sa ise mõtled. Ja üks sõna selle kohta on väga oluline, psühhoos. Ta tekitab sinu sees sellist teadmist või sellist uskumust, et mingi asi on tõde, kuigi see pole tõde. Näiteks, kapo päriselt otsib mind üles, sest ma olen teinud midagi või päriselt maa kukub mu alt ära. Ta võib kinnitada sinu hirmusid. Ta võib kinnitada, aga vastupidist, et sa oled lihtsalt nii osav ja nii tark. Siis ma lähen ülikooli, ma olen kõige targem inimene ja fakt on see, et ma lihtsalt olen rääkinud tehisaruga mitu tundi ja ma päriselt ei tea mitte midagi. Sest ta on selline jah kinnitav inimene. Või jah mees, ma tahan öelda. Või kahjuks inimesed juba armuvad sellesse. Mõni inimene on abiellunud oma tehisaru partneriga. Mõni kasutavad neid nüüd väga seksuaalselt pildi tegemiseks või rääkimiseks temaga. Et need ohud on olemas küll. Aga jälle, kuidas meie targalt kasutame, sest internet on väga kuri asi, aga internet on väga kasulik asi ka. YouTube'is sa leiad ülikasulikud asju, jutlusi, kuidas ehitada midagi ja sa YouTube'is leiad väga palju kurja. Nii et see lihtsalt, et meil on asi, mis võib-olla kuri ei tähenda, et see on ainult kuri. Ma tahan, et me vaatame mõni veel kirjakoht. Õpetussõnad 27.17. Raud ihub rauda nagu, ja inimene ihub teist. Ehk kui sa tahad teritutud saada oma usus, sa vaja teisi inimesi, tehisaru ei ole see. Kristlased, me oleme loodud suhete põhiseks. See kogudus, su pere, see on Jumala plaan A. Tehisaru ei lahenda seda. Tehisaru ei ole sinu sõber.
tehisaru ei ole sinu vaimulik juht ega su pastor ega su väga tore ema, kes teab kõike kõigest. Sa vajad kristlasi enda ümber, kristlasi, kes teavad piiblit hästi. Sa vajad teisi kristlasi, kes näevad sind, kes tunnevad sind, kellel on ka püha vaim enda sees ja see on üks väga suur erinevus. Kristlastena meil on ka püha vaim, meil on lihtsalt tavaline inimene ja kui ma mõtlen tehisintellekti peale, ma muretsen kõige rohkem mitte kristlaste pärast, vaid mitte kristlaste pärast, sest neil ei ole lootus, neil ei ole igavene elu, neil ei ole mõtet. Ja kui tehisintellekt võtab su töökohta ära, su suhteid ära ja kõige muud ära, sul ei ole mitte midagi. Ja ma arvan, enesetapud ja kõik ilmselt lähevad palju hullemaks. Ma arvan, see võib minna niimoodi vähemalt. Psalm 19.2. Taevad jutustavad Jumala au ja taevalautus kuulutab tema kätte tööd. Psalm 147.5. Meie isand on suur ja vägev rammult. Tema mõistus on määratu. Ma korraks räägin siin oma. Need kaks kirjakohta, nii 19 kui ka 147, meenutavad meile, kes Jumal on. Ta on kõige väeline, ta tegi taeva, ta tegi kõik. Ja see näitab, et ta on kõige targem, mõistus on määratu. Ta teab kõike. Aga siin on jälle minu jaoks see probleem. Tehisaru teeskleb ka Jumalat. Tehisaru teeskleb kõige teadlikkust. Ja kui kunagi läheb niimoodi, et tehisarul on nüüd robotid, sõjaväed kasutavad tehisaru oma sõjaväes ja kõik, siis ta muutub mõnes mõttes kõik võimsaks. See ei või, aga see võib. See ei pruugi, ma mõtlen. Aga jälle mu eesmärk ei ole muuta seda ainult hirmsaks, aga mõni mõtleb tehisaru peale niimoodi. Ilmutusraamat 13 ja siis põhimõtteliselt saatanlikud võimud annavad mingile pildile, mingile ikoonile kogu võim. Mõni mõtleb, et tehisaru on nüüd lõpuks saatanlik võim. Saatan võib seda kasutada küll. Saatan võib autot kasutada, lennukit kasutada, elektrit kasutada, sõjarelvi kasutada ja ta võib kasutada seda ka. Nii et ma arvan, see ainult neutraalne ei ole, nagu ma ütlesin, ja ma arvan, kurjus selle läbi võib tulla väga suurel määral. Aga see ei ole ainult kuri. Aga mis on paha, on see, et me ei tohi suhtuda, inimkond ei tohi suhtuda sellesse, nagu see oleks kõiketeadlik, kõikvõimas. Ja kõikjal, mis varsti võib muutuda reaalsemaks, näiteks Hiinas, kus tehisaru juba töötab nende kaameratega, mis tal on igal pool nagunii, teavad kõike igal ajal, kus sa sõid, kellega, mis kell. Ja kui nad ainult panevad nüüd robotid sinna külge, siis nad võivad sind üles otsida ka ja vägisi võtta sind kätte ja igasugused asju. See peegeldab mingi kõigvõimsust, aga see ei ole Jumal. See ei ole Jumal. Nii et ma hirmutsin teid piisavalt palju selle mõttega, mis ma tahan aga rõhutada. Sina kristlane, sina oled kasulik, väärtuslik, sest sa oled Kristuses. Jeesus suri, et meie võiksime elada. Jeesus tõusis taas, et meil võiks olla igavene lootus. Ja kui sa täna oled Kristuses, siis tehisaru ei võtta sinu väärtust ära. Sa ei võtta sinu tõelist tööd ära, sest sinu töö on Kristuses. Teenida Jeesust. Sinu suhe, tõeline olulisem suhe on Jumalaga. Tehisaru ei ole Jumal. Tehisaru ei saa seda päriselt ära võtta. Ja kui sul on suhteid teiste kristlastega, tehisaru ei saa seda ära võtta ka. Sest me oleme loodud selleks. Olla koos, otsida Jumalat koos. Ma vaatasin lühivideo, mis oli kristlaste poolt tehtud, mis näitas, et nüüd robotid ja tehisaru kõik aitavad. Nii et robot rääkis naisega ja ütles enam-vähem niimoodi, et nüüd ma vaatan su ema, kes on väga vana, ma vaatan su väikseid lapsi, nüüd tee, mis sinu jaoks on oluline. No mis sinu jaoks on oluline? Kalale käimine üksi? Sporti tegemine üksi? Kristlased, meie prioriteedid jäävad täpselt samaks. Meie prioriteet on Jumal, perekond ja inimesed. Ja kui kunagi kõik see tehnoloogia aitab niivõrd palju, et meil on rohkem aega, siis kuidas me kasutame seda? Niimoodi, et me teenime Jumalat, me hoolitseme oma perekonna eest ja me armastame ja teenime inimesi. See prioriteet jääb täpselt samaks. Täpselt samaks. Nii et see, mis see kõik pakub, ei ole meie jaoks üldse ohuks, kui meie prioriteet, kui meie fookus on õige. Me oleme Jumala näo järgi loodud tema kiituseks, tema austuseks,
tema moodi loovaks ja kõike muud. Kui sina maalid ilusat jõe ja mäed, see ei ole see, et sa lihtsalt näitad, et ma olen väärtuslik, sest ma oskan, vaid kristlasena sa teed, kas sa jood või sööd, mis iganes, mis sa teed seda Issanda austuseks. Sa saad seda teha edasi, kas kunstlik intellekt teeb seda paremini või mitte. Nii, sinu väärtus jääb samaks ja meie tõeline väärtus, meie tõeline allikas jääb samaks ehk piibliks. Ma tahan seda kirja kohta rõhutada, sest ma arvan, see võtab seda teemat väga hästi kokku mõeldes selle peale, mis Jumal teeb Vanas Testamendis, mis nüüd Jumal teeb Kristuses Jeesuses Uues Testamendis. Efeslaste 2:10, sest me oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Me oleme tema loovtöö. Me oleme tema loovtöö. Siin oled tema loovtöö Kristuses. Jeesus, Jumal tuli, et surra meie asemel, ta tuli, et kanda meie karistust, ta tuli, et maksta kinni meie patupalka, mis on surm. Tehisintellekt ei päästa kedagi, ma saan seda kinnitada. Kas sa elad 200 aastat või 5 aastat, sa ikka sured. Ja see ei saa päästa su hinge. See lihtsalt ei saa. Me oleme tema teos. Jeesus suri, et meie võiksime Jumala õiguseks saada, me teame. Kristuses, Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks. Vend ja õde, siin on loodud selleks, et teenida Isandat. Tehisaru ei saa seda ära võtta. Sa teenid edasi. Vahed ei ole, kus sa oled, kuidas tulevik on. Richard Wurmbrand, kui ta elas Rumeenias enne teist maailmasõda, ta kuulutas evangeeliumi ustavalt. Kui sakslased, Natsi-Saksamaa ründas sisse ja tungis sisse Rumeeniasse, ta kuulutas sakslastele evangeeliumi. Kui Nõukogude Liidu võim tuli sisse, siis ta kuulutas venelastele. Ja kui Rumeenia sai kommunistlikuks ja oli oma kommunistliku valitsusega, ta kuulutas rumeenlastele edasi. Meie töö lihtsalt ei muutu. Me peame kuulutama evangeeliumi kõigile. Me peame kuulutama evangeeliumi meie sugulaste, meie kaaslastele. Me peame elama Jumala austuseks püha elu nüüd. Tehisaru ei võtta seda ära. Võib-olla see iski aitab, võib-olla see takistab. Ole tark, otsi Jumalat selles. Ja see on nii imeline, sest ta ütleb, nii nagu Jumal on juba enne meile seadnud, et me teeksime seda. Kas sa tead, et Jumal teadis sinu sünnipäeva? Miks Jumal ei andnud sulle sünnipäeva 500 aastat tagasi, kristlane? Miks Kalle just nüüd sündis? Ma oleks tahtnud olla keskaajal natuke rohkem. Jumal valis sinu sünnipäeva, sinu surmapäeva ja sinu päästmist. Mis tähendab seda, et sina peab muretsema. Jeesus lubab, et ta on meiega ajastu lõpuni. Nii, kui me mõtleme tehisaru peale, kui me mõtleme hirmu peale, kui me mõtleme nende võimaluste peale, teeme seda Jumala austuseks, hingame Isandas, otsime tema palet. Ja täna ma tahtsin, kui teenistus on läbi, kui keegi tahab arutada veel nende teemade põhjal, siis ma tahan, et ma annaks seda võimalust. Võib-olla sinu jaoks see teema oli kõige õudsem, igav ka, siis see ei ole sinu jaoks võib-olla. Aga ma tahtsin lihtsalt käsitseda seda teemat, enne kui 5 aasta pärast, 2 aasta pärast asjad on veel muutunud rohkem. Ma tahan, et me juba võtame teoloogilist raamestikku juba, kuidas mõelda läbi tehisaru peale. Ehk mina olen väärtuslik Jumala näo järgi ja kristlasena minu töö jääb samaks, oluliseks ja ma ei pea muretsema. Aga pärast teenistust siis ma ilmselt lähen sinna diivanite juurde. Kui keegi tahab veel arutada, mingi debatti pidada, siis me võime pikalt ja veel mõtteid visata ja siis ma arvan, see on väga kohane, sest kui keegi tahab rääkida, siis ma arvan, kogudus võiks olla koht, kus me räägime tänapäevaste muredest ja mõtetest. Ja ma tahan, et te saate seda teha. Nii et kokkuvõtteks, sa oled loodud Issanda austuseks. Tee kõiki, mis sa teed Issanda austuseks. Palvetame.